Minu nimi on tõesti Kati Tamtik, olen siis üsna värske Maa- ja Ruumiameti peadirektor ja räägin tegelikult täna natukene lähemalt Maa- ja Ruumiametist, kes me oleme, millega me tegeleme ja siis ma ei räägi mitte sellest, et milliseid KIS-tarkvarasid meie kasutame, vaid ma räägin sellest, et milliseid andmeid teie saate kasutada, mida meie teile toodame ja mis nende andmetega toimub. And for the foreign guests, my name is Kati Tamtik. I'm the Director General of Estonian Land and Spatial Development Board, but I will go back to Estonian, so it's good that you are here. Kõigepealt Maa- ja Ruumiametist. Käivitasime uue asutuse 1. jaanuaril 2025 selle aasta alguses ja defineerime me ennast kui Maa- ja Ruumiloome kompetentsikeskust. Ja meie eesmärk on tegelikult üsna selline lihtne ja hüllas. Me soovime kujundada paremat elukeskkonda üle-eestiliselt nii linnas kui maal. Ja see on selge, et me tegelikult üksinda seda teha ei saa. Me saame teha seda kõikide sektoritega koostöös, kes tegelevad maa- ja ruumi küsimustega. Me saame sektorile väga palju pakkuda ja kindlasti koostöökohti on väga palju. Aga kui rääkida kiirelt, et kuidas see Maa- ja Ruumiamet esmalt tekkis, siis oleme me Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas selle aasta algusest, et kogu eelnev valdkond varasemalt oli siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi all. Ja kujunesime siis järgmistest valdkondadest, et moodustati meid Maa-ameti baasil, välja arvatud siis geoloogia valdkond, mis liikus geoloogiateenistusse. Sinna juurde toodi siis Põllumajandus- ja Toiduametist maaparanduse valdkond, Kliimaministeeriumist kogu e-ehituse valdkond ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist kohalike omavalitsuste planeeringute heaks kiitmine. Ja miks seal on tärn, on sellepärast, et tegelikult on veel erinevaid ruumilise planeerimisega seotud ülesandeid, mis olemuslikult sobiksid Marusse, aga võib-olla vajavad veel aega, et üle tuua ja vajavad ka täiendavaid ettevalmistusi. Aga mida me siis Maa- ja Ruumiametis teeme? Et nagu ma ütlesin, meie esimene eesmärk on tegelikult tagada selline jätkusuutlik elukeskkonna areng üle-eestiliselt, et meie piirkonnad areneksid võrdselt, mitte ei areneks ainult Tallinn. Ja kuidas meie saame sinna panustada, on see, et eelkõige pakkuda ruumiandmeid, pakkuda väga kvaliteetseid ruumiandmeid ja pakkuda sinna juurde teaduspõhisust ning läbi selle ja digitaliseerimise siis aidata teil tehnoloogiliselt areneda, aidata ehitus- ja kinnisvarasektoril kasvatada tootlikkust, võimaldada erinevaid innovaatilisi lahendusi kasutusele võtta kuni selleni välja, et ka meie suurem eesmärk on tegelikult võimaldada erinevatel investeeringutel Eestisse tulla, miks me räägime ka sellest planeerimise tõhustamisest ja parematest planeerimisotsustest. Ja üks väga suur eesmärk on tegelikult jagada ka Euroopa ja maailma parimaid praktikaid, mis tegelikult ka toimub tänasel üritusel. Selline me Maa- ja Ruumiametis oleme, aga võib-olla sellised mõned märksõnad, mis on meie järgnevate aastate fookuses, et ühelt poolt on maa- ja ruumi jätkusuutlik areng ja teisalt siis on kõik, mis on seotud digiteenustega. Et vasakul pool te näete siis selliseid meie maaga seotuid väljakutseid, mis meil on fookuses, mis hästi palju liiguvad meie riigiarhitekti büroosse. Ja siis paremal pool on kõik, mis puudutab meie digivaldkonda, olemasolevaid teenuseid, nende upgrade imist ja ka uute lahendustega välja tulemist. Aga kõigest sellest siin jõuan veel üle joostes ka rääkida. Aga räägin siis sellest, et mis meil toimub geodeesia ja aeromõõdistamise valdkonnas, mis toimub meie ruumiandmetega ja räägin ka natukene meie X-KIS-ist. Aga kõigepealt alustan üldse EstBossist ja ma nägin eelnevalt ka, et siin GNS andmetest juttu oli, tegemist on siis positsioneerimisandmetega. Mis on nüüd üks viimaste aastate suur võit on see, et meil on Eestis väga hea GNS tugijaamade võrgustik, meil on 40 jaama üle Eestit ja me pakume välja teenust, millega on võimalik positsioneerida 2–5 sentimeetri täpsusega. Et kes seda teenust kasutab, siis jah, need täpikesed enam ei hüppa, vaid väga selgelt näitavad ära selle konkreetse asukoha, et kus siis see navigeerimine toimub.
Meil praegu toimub Estbossi testperiood, me nimetame seda stressitaluvuse testiks, kuna see ei ole Eestis varasemalt avalikult kättesaadav olnud, siis me testime seda, et palju kasutajaid me sinna taha suudame võtta, nii et süsteem vastu peaks ja töötaks normaalsel kiirusel. Ja see tähendab seda, et staatilisi andmeid saab alla laadida ja arvutusteenuseid saab kasutada sellel aastal terve aasta ulatuses tasuta. Ja reaalaja andmevood on kättesaadavad kuni septembrini. Et kellel on huvi, siis palun pöörduda Maa- ja Ruumiameti poole, tuleb sõlmida üks kokkulepe ja siis te saate kasutajatunnused ja saate antud teenusele ligi, et saate neid andmeid, mida meie Estbos annab, täiesti tasuta sel aastal kasutada. Pärast seda stressiperioodi lõppu me vaatame üle, et kuidas meil läks, mis on meie süsteemi võimekus ja siis me otsustame, et selle edasise teenuse jätkumise. Aga siin Aivo juba mainis, et meil on uued seadmed lennukil peal. Meil on väga-väga täpsed seadmed. Me lendame lennukiga 3 erineval kõrgusel, kevadel lendame tiheasustusalasid 1000 meetri kõrguselt, me lendame hajaasustuses 2400 meetri kõrguselt ja suvel veel teeme täiendavaid metsanduslende. Ja tiheasustusaladel meie täpsus on nüüd 4 sentimeetrit. Et see on kohati 4 korda parem, kui ta oli vanade seadmetega. Et need andmed veel ei ole meie kaartidele jõudnud, meil on Saaremaa suures plaanis lennatud, suur osa Pärnumaad on lennatud. Me lendame sellise 4-aastase intervalliga, et 4 aastaga me teeme tervele Eestile tiiru peale, siis pärast lende toimub siis andmete töötlemine, uuendamine ja siis jõuavad ka kaardidele ja avalikustatakse. Aga meile teada olevalt nüüd Eesti ülelendude andmed on kõige täpsemad, mis on Euroopas kättesaadavad, mis on teisipidi väljakutse ja probleem, et meil on tulnud ka signaale, et andmed on liiga täpsed. Aga sellega me tegeleme eraldi seisvalt, aga see on nüüd üks väga oluline info teile, et just nimelt, et oma X-kis rakendustesse te saate kasutada ülitäpseid ülelennu andmeid tulevikus. Mis meil siis lennukil peal on, et meil on selline unikaalne lennuk, et meil on lennuki peal korraga nii aerokaamera kui ka laserskanner, et me pildistame ja skanneerime paralleelselt. Meil on siis allavaatekaamera ja 4 kaltkaamerat. Me saame väga detailsed ortofotod, meil on parem resolutsioon ja uued võimalused, mis meil on, et me saame tõese ortofoto, et objektid paiknevad seal, kus nad pildi peal päriselt näha on. Ja on seal juures ka võrkmudel ja laserskanneriga meil on siis 2-kordne punkti tihedus ja automaatne punktipilve klassifitseerimine, et siin on ka mõned näited nendest piltidest ja punktipilvedest, et mis tihedusega meil need andmed tulevad. Mis on meie suur väljakutse on see, et selleks, et saada kohati 2-4 korda tihedamaid andmeid, andmemaht kasvab 7 korda. Ja see on tõsine väljakutse. Aga me mõõdistame ka drooniga, mitte ainult lennukiga, et meil üks droon juba lendab ja lendame sellega väikestel kõrgustel selliseid väikseid alasid. Ise ka katsetame ja testime ja teeme siin erinevat koostööd, et meil on see juba 3 aastat olnud. Lennuaeg on selline, et ühe akuga saab lennata kuskil pool tundi ja efektiivsus sõltub väga palju sellest lennu kõrgusest ja parameetrist. Aga millised tooted meil tegelikult drooni pealt tulevad, on samamoodi madalalt kõrguselt väga täpsed ortofotod, võrkmudel, punktipilv, panoraamfotod, saame ka 3D kuubikute kontuurid ja me ise kasutame tiheasustusaladel seda drooni, näiteks kui toimuvad ümberehitused kuskil linnades, siis lendame üle drooniga või kasutame siis seda väga raskesti ligipääsetavates kohtades. Aga siis, kui vaadata, et mis on need meie tooted, mis on teile kättesaadavad, siis kõik ortofotod on nüüd olemas ka tõesed ortofotod, kaldfotod, punktipilved ja võrkmudelid. Ja saate neid meie geoportaalist, ma arvan, et see on kõigile tuttav koht, et on see sama Maa-ameti geoportaal,
nüüd lihtsalt Maa- ja Ruumiameti logod on peale läinud, aga seal siis on kõiksugused veebikaardid, meil viimaste andmete kohaselt erinevaid kaardikihte on 2000+, me üritame neid nii-öelda vähendada, kokku tuua ja ühele platvormile rohkem viia, aga sealt saate ka alla laadida kõiki andmeid, saate kasutada andmekaardi teenuseid, seal on meil õppemoodulid, koolitused, kasutajalood ja võimalik on ka siis liituda ühe meililistiga, uugised, kes ei ole veel liitunud, palun teha, et sealt siis me jagame jooksvalt infot, et mis meil siis ruumiandmete valdkonnas toimub. Ja räägin natukene ka S-Hubist, et enne siin kaugseirest oli juttu ja kes veel ei tea, siis S-Hub on siis Eesti riiklik satelliitandmete keskus, mille kaudu siis on kasutajatel võimalik nii otsida kui ka alla laadida Copernicuse programmi andmeid. Et siin on erinevad lingid siis toodud selle S-Hubi kohta, et kus siis mida saab, aga sealt siis saate täiesti iseseisvalt nii-öelda satelliitandmetele ligi. Ülikoolid väga paljud kasutavad seda, erasektor pigem vähem, aga minge uudistama. Ja ka meie kasutame AI-d, et eelnevalt oli sellest juba juttu, et tegelikult AI on meie abiline. Mina isiklikult arvan, et on ikkagi tulnud selleks, et jääda. Aga me ka oma majas tuvastame juba nii-öelda üle lennu saadud materjalide ja ruumiandmete pealt esimesi objekte masinaga, masinloetavalt. Ja meil on käimas siis päikesepaneelide tuvastamine, et päikesepaneele meil masin juba oskab ise tuvastada, ei pea sinna inimene sekkuma. Oleme katsetanud ka siis teedega, hoonetega, jalgrattateede märkidega, aga me laiendame seda skoopi veelgi, et meie eesmärk on ka kaardistada veekogusid ja hoonete puhul, kuna meil on ka kaldfotod olemas, et siis tegelikult me saame juba tuvastada ka korruselisust, me saame ka tuvastada, kus on hoonete sissepääsud ja nii edasi. Räägime siis 5 süvaõppemudelist ja uute andmete pealt meil on ka väga kõrged ootused täpsusele. Ning viimaseks Geo 3D, et meie jaoks muidugi on see muundunud juba 4D-ks, aga ei saa me sellest 3D-st üle ega ümber, et sellel aastal me siis oma Geo 3D platvormiga läheme uuele arhitektuurile, aga eesmärk on siis see, et järgnevate aastate käigus me siis kõik nii-öelda erinevad ruumiandmed toome ühte Geo 3D mudelisse kokku ja miks me räägime, et see on 4D, et me toome ka tulevikuvaate sisse. Et meil sellel aastal läheb arendusplaneeringute infosüsteem Planis, mis peaks aasta lõpuks valmis olema juba Plangus, ehk vanas nii-öelda planeeringute andmekogus tegelikult planeeringute andmed on olemas ja kui me saame need nii-öelda ühtsele standardkujule, siis tegelikult me juba saame mudeldada lisaks olemasolevale keskkonnale, mida me saame siis erinevate kogutud andmete pealt tekitada, ülelenduda ja mudelite pealt ja punktipilvede pealt, siis me saame juba planeeringute pealt tuua selle tulevikuvaate sinna juurde. Mis tähendab seda, et seal väga suur efektiivsus on kindlasti planeerimisprotsessile, igasugustele vastuolude tuvastamisele, kuni selleni välja, et täna planeerimise põhiline probleem on see, et me kardame kõike, mida planeeritakse, sest me ei oska seda ette kujutada, me ei näe seda, aga kui me hakkame seda mudeldama, me suudame näidata, et mis asi see on, milliste mõjudega see on, siis sellest võiks olla sektorile väga suur selline tõuge, et kuidas tegelikult planeerimine järjest tõhusamaks ja efektiivsemaks võiks muutuda. Projekte meil on veel väga palju majas töös, et olge julged, käige meie kodulehel, vaadake, mis meil toimub, käige meie geoportaalis, jooksvalt konverentsi käigus nabige meie inimestel nööbist kinni ja mina tänan, et kui on mõni küsimus.